täna toon teile tere siis sündmused otse Nero siis getopiirkonnast. Teisel pool otsa tagasi siia tulla ei tohi. Tulime, oleme siin natuke lähemale ei lähe, filmid öeldi, et ei tohi. Siin näete kõik. No on kodutuid ka täis ja kõik on nii nagu ta on siin sõidad, aga ma ei tea, kui palju näha on. Et see olukord on päris crazy siin. Ja kui me polnud näinud ka seda, et siin on nagu prügi nii palju, siis siin on kõik võimalikult igal pool. Kui muidu on hästi puhas linn. Jõuda ma tahtsin selleni, et sellel neljapäeval tuleb siis välja meil Tai reisisaate teine osa. Ja see peaks juhtuma neljapäevasel päeval. Kuigi saade on veel üles laadimata, kuna mul ei ole siin väga head internetti. Aga katsun ta ikkagi neljapäeval avatuks saada. Et loodan, et teile meeldib. Meil on väga tempokas reisisaade tänu sellele, et meil läks kaduma 10 tundi materjali. Me seda taastada ei saanud ja sellepärast on meil väga palju ka sildasid puudu. Ja võib-olla ongi parem, ongi natuke tempokam. Võib-olla jääb küll otsepildis esimesele osale alla selles suhtes, et esimeses osas ütleme, et 90% tuli ikkagi otse meie jutus sündmuskohalt. Et no otse suust. Et peale lugemist põhimõtteliselt polnudki. Ega teises osas ka väga palju pole, aga siukest otsest juttu väga palju pole. Et eks me olime väsinud ka reisisaate alguses. Läksid poistel natuke käest ära ka see algus, aga hiljem teine hooaeg Filipiinid tuleb natuke parem siis. Aga ma arvan, et sellel esimesel hooajal lõppkokkuvõttes ei ole viga. Saabki ainult minna ju kogu aeg paremuse poole, mitte väga võimsalt ja siis olla olukorras, kus enam paremaks minna ei saa. Et kõike ma teen ise. Seeria on meil. Kõik pealelugemised, kõik asjad mõtlen mina välja, kõik teen mina. Et eks see on suke suur keerukas, nagu siin Brasiilias on, et kui sa lähed tuppa, siis sul ainult arvuti puugab. Ega puhata nagu eriti ei saagi. Eks ma mõni päev võtan, et ega ma ei ole nii palju kaarte ka kaasa võtnud. Et ma algul mõtlesin, ma ei tee siit mingisugust saadet, et teengi otse live ainult. Aga täna, kuna ma näen, et meil on nii palju käimisi igal pool, arvan, et see võiks teha siit ka mõned saated, kuna reis on ikkagi pikk, väga pikk. See kestab ikka meil 23 päeva või 28 päeva, ma peast praegu ei teagi. Paika on küll kõik plaanid veel siiani panemata, eks me lähipäeval paneme. Oleme veel neljapäeva, reede lendame minema Rio de Janeirost järgmisse riiki. Et meil on veel päris pikalt olla siin, aga mulje on küll majal igal pool on puhas. Sularahaga on olukord selline, et siin riigis vaja pole. Mina tegin kõige suurema vea, niigi eelarvet eriti ei ole ja võtsin sularaha välja, siis ma võtsin sularaha välja. Ütleme, et oleks pidanud umbes 400 eurot minema välja maksma kogu see asi, aga minul läks 568 või 168 tuli otsa, sellepärast, et ma arvan, et see on see poliitika siin, et sularaha ei kasutataks. Et isegi väike müüjad, kellel on ainuke kotike käes, on ka makseautomaat, kuna sellega vist viiaksegi see ja see kõik nii alla. Et ei oleks neid röövimisi kogu aeg. Et võib-olla see tagab turvalisust. Täna me oleme rikkunud väga palju reegleid selles suhtes, et ei tohi sularaha välja võtta, olen sularaha siit välja võtnud, öeldi, et telefoni ei tohi võtta, taksojuht ütles, et hoidke munad ja vahel ainult telefoni. Aha, nüüd tuli juba riidama, nägite jah? Et ega siit ongi aeg otsad kokku võtta ja tuleb lahkuma hakata, nii et loodan, et vaatate neljapäeval teist osa. Ma saan aru, et mul on palju praegu tootnud, aga võib-olla sellepärast, et võib-olla üks hetk mul ei ole üldse internetti ja ma ei saa teile mitte midagi toota. Et on vaja ka vaatamistunde täis saada, siis ma võin öelda, et 4000 vaatamistunnist on täis praegu võib-olla 11-12%. Need oleks vaja täis saada kuidagi moodi, sellepärast kui ma toodan rohkem, et kes ei soovigi vaadata neid teisi, siis ta ei peagi neid vaatama. Vaadake lihtsalt reisisaateid. Ja ongi lihtne. Kes tahab, see vaatab ja kõik ilusat. Ja ilusat nädala algust teile kõigile.
ja vaatame neljapäev Elu on seiklus teist osa